Tervist! Tulemas siis äärmiselt lahtistele olümpiavõistlustele, sippe omadele, mis toimuvad siis tervelt juba teist korda. Ja nimelt on meil kavas seekord ülima kolmevõistlus, õllekolmevõistlus, mille suurepäraseid atleete oleme ootamas juba põhimõtteliselt siia meie staadionile. Ma arvan, et nad ei ole väga kaugel. Need tuhanded võistlejad, kes meil tulemas siin on, peaksid kohe nüüd jõudma. Ja sportlased tulevad. Avatseremoonia on ametlikult alguse saanud. Nii, ja olümpialipp on heisatud. Olümpia tuli ei läinud kahjuks põlema, aga puud on igal juhul siin olemas. Sportlane teeb praegu siin venitusi ja soojendusharjutusi. Nii nagu näete, tegemist on ikkagi professionaalse võistlusega. Kuidas muidu enne võistlust tundub vorm praegu? Ütleme niimoodi, et keskmine. Kui näha, rada saab alguses siit. Võistleja saab siit välja ja sööstab rajale. Raja pikkus on 6 kilomeetrit ja see tuleb läbida loomulikult joostes. Näete, spordivahendid on ka siin ilusti olemas. Ja kohe ongi võistlus saamas alguse. Esimeseks alaks on siis 110 meetri takistusjooks või õllejooks. Nagu ikka sportlased õlleolümpial alustavad telgis. Esimene asi, võistlus käib niimoodi, sa hommikul ärkad ülesse ja hakkad kohe minema. Ja võistlus lõpeb seal pool, kus kohas praegu jalad ei ole päris soojad. Õlle valama ja selle ära jooma. Maailmarekordid sellel ei ole veel siiamaani püstitatud. Tõenäoliselt näete esimese võistleja poolt juba maailmarekordid. No aitab, sügelema, mul hakkab sügelema. Kogu distants on äärmiselt suure täpsusega maha mõõdetud. Kõikide vahepottide kaugus üksteisest on millimeetri täpsusega võrdne. Kui kostab pile, siis on võistlus aga mida ma tegema pean? Nii. Ära sunni mul sulle Sildaru tegema. Pile! Pile kostis ja nüüd vaatame, kas sportlane saab. Ja kas see niimoodi käib, jah? Esimene tõkke läbitud. Esimene tõkki peaaegu läbitud ja vaadake, hoogsa sammuga edasi. Mis siin teha tuleb? Sportlane praegu mõistatab, mis... Aha, jah, leidis õige raja ja sööstab vist kohe edasi. Uppa ei ole veel vaja. Päris lihtne ala ju. Juba järgmise takistuse juurde. Sellepärast, et me oleme nii palju seda harjutanud. Vaadake, kuidas sportlane hoogsalt, lihtsalt läbib takistuse, nagu see ei olekski takistus. Tuur! Hoiab tempod iga tõkke läbimine on täpselt sama ajaga. Tuur! Aeg jookseb praegu. Mis need tähendavad? Rekordi. Aga niimoodi see väga õige. Sa pead ta panema kuhugile, kus ta ei ole taskus ei ole. Ja ma mäletan ka seda reeglist. Maailmarekord on praegu ohus. Pallid, seal on juba piisavalt. Kus sul see mahub? Sellega me seda me ei teinud tegelikult läbi üldse. Palli panemist. Kätte. Ikka on lihtne. Mõtlesin, mina elan elu hardmood, aga sul on päris vastu. Sul on esimene alanes või? Ära mõtle selle peale praegu. See lihtsalt küta. Siin pause pole, jah? Ma just mõtlen, kas aeg on oluline või? Ei ole üldse. Aga miks ma nii kiiresti teen seda siis? Sa mõtlesid Sörgivi klassist räägid või? Filosoofist ei ole üldse. Kestvussport. Üle poole on juba läbitud. Kuidas praegu tundub? Natuke hakkab kõht punni minema. Aga see on sportlasele tavaline, seda ma olen treeninud tegelikult. Pealtvaatajad elavad kaasa. Nii, mis siin teha tuleb? Siin tuleb piknik. See tuleb, või vissuda ka ju? Ops. Mis lihaga tegu on? Noor kotkaliha. Noorkotka liha, jah. Ära raiska oma aega selle peale. See on naljaksed reeglid ei räägitud. Kui ma tulin võistlusele. Palju kaasa. Nii, väike ja suur.
etapi viimane peatükk. Kultuurselt endale õlle vanana. Me ei jõudnud viimast takistada. Panite tähele, see on virutatud üles. Jaa, see on väga hästi, jah. Jaa. See on juba sümboolne siis, kas on võiduõlle juba või? Viimane tõkke, ei see on viimane tõkke. 110 viimane. Kui selle ära jood, siis pead tagasi telgi juurde jooksma. Kas sa kaablit tahad? Ei taha. Praegu pole vaja kahvlit. Selle ilma kahvlit saab selle lükkamist. Spetsiaaliklaasist on päris hea tegelikult. Viimane takistus on läbitud ja kontrollaeg tuleb siit. Fotofiniš. Nii, võistlus tehtud. Nagu naksti või? No suurepärane aeg, uus maailmarekord. Nii, noorsportlane, kuidas on emotsioonid peale esimest ala? See oli esimene ala, jah? Ma lugesin jah, et oli esimene. Okei, tegelikult kausolla siis on okei. Et ei ole hullu midagi, anti hagu edasi panna. Nii, meie teiseks alaks on WC paberi 400 meetri jooks, kus osa võtavad meil kaks võistlejat. Võistleja, kes jõuab finišisse, ehk siis põhimõtteliselt kulutab ära kogu WC paberi kõige kiiremini, siis see on võitja. Aga võistlemine käib niimoodi, et jookstakse niimoodi näppudega selle peal. No mõtlesin, me peame vetsu minema, aga okei. Kahe näpuga niimoodi peate jooksma. Meetrised ruudud on. Mõlemad koos või? Mõlemad jooksate koos. See on põhimõtteliselt võistleja number 2 ja siin on... Kas ma võin pööl kasutada võib või? Ei, ainult niimoodi. Ainult kahte näppu? Sa ei ole varem teinud seda või? Ei ole? Sa oled teinud seda varem või? See on põhimõtteliselt ikkagi aja peale ja see on... Oota, ma tunnen praegu venitust on vaja. Okei. Toon väga venitama. Valmis? Võistled olete valmis? Jah. Tähelepanu, valmis olla. Läks! Ainult kahe näpuga. No ma teen ju. Ja lastekodu lapsed, ärge muretsege, see kõik me kasutame seal ära. Paber läheb tagasi puud. Kes on kiirem muusik? Väga pingeline. Ei no kuule, sa hakkasid lõpus nii tegema no. Ei, sina hakkasid enne. Hästi. No ei. No pole hullu. Foto finiši järgi selgu võitja. Ma arvan, ma kaotsin vist küll, aga pole hullu. Mul on üks ala ees juba. Ja järgmine ala on siis tagasi koju. Ikkagi, siin on varrist, saame näha kohe. Aga Urmet ikkagi. Aga nüüd kakale. Kiirelt. sportlane hoidke oma. Vaadake kallis televaat, nagu väike karvane kiisu mängib siin lõngakeraga. Nii ilus on maailma. Aga põhimõtteliselt nagu poest ostetud, et mitte mingit vahet ei ole. Noh, Lidlist. Me peamegi selle tagasi Nii viima. võtadki nagu pakist välja põhimõtteliselt. See sama pulgaga. Ma tunnen raha lõhna, ma tunnen. Me hakkame teenima selle pealt. Jah. Pane mussi. Nüüd on õigused läbi. Vahepeal tegid näpu mereks või? Ei, sääsk oli. Nii, kuule, see tuli päris ilus ju. Väga ilus. Nii, meie järgmiseks alaks on 110 meetri õlle äratundmine, kus sportlane alustab sealt, hakkab vaatama, kas ta tunneb ära, milline on õlu. Ja kui ta tunneb ära, siis ta saab natuke kaugemale minna. Saab siia tulla, järgmise tõkke juurde. Ja niimoodi järjest edasi, mida kaugemale sportlane jõuab, seda rohkem punkte ta saab. Ehk siis mida paremini sportlane tunneb õllemarke ja õllesid ja ei aja segamini värske vee või Coca-Colaga, seda kaugemale ta jõuab. Võistlusprillad ette. Need ma panen siis hoiule siia ja näete nüüd. Ops, väike võistlusprill ette ja oi, kuule päris hästi on näha ju. Turvaprillid. Jaa, nii. Kas esimene on põlvili äratundmine või püsti? See on nagu laskmine, sa võid ise valida. Ma olen põlvili esimeses. Lamades peaks olema ka. See lamades, kännu tagant. Nii. Sulle peaks rada tuttav juba olema. Jaa, ja valmis jah. Jah. Alle Kokk spetsial. Väga hea, õige. Lamades on kõige lihtsam kaavata tegelikult, on ju, oleme ausad. No. Teeme põlve pealt siis järgmise. Ale Kokk Pilser. Kuule, see mulle meeldib, see mäng mulle meeldib.
kurat, kas tõesti Saku Ele? Seda meest ei murna vist miski. Aleksander Westfalen või? Karl? Ilja, esimene vakkune vale, jääd sinna samma. Jaa. Kurat, roheline. Karl Kohalik äkki oli see või? Teeme ühe trahviringi, teed ümber. Jah. Noh. Jaa. Aleksander. Jah. See oli väga raske. Kas nüüd vahepeal ei ole ühtegi või? Ei, see on väga võrdne, see on täpselt sama vahe. täpselt on mõõdetud. Millimeetri pealt sama vahe. No olen valmis, aga enam siin läheb kahtlaseks juba. Okeaanik Pilser. Kuule, ma kaartsin, et ma siin on, kukun. Noh. Jah. Siin. Saku originaal. Ei. Ai, jah. Noh. Saku originaal. Vaata, ega 2 korda Sakuga mööda ei pane. 2 korda ei pane. Jaa. Oi jah. Kas ta on roheline keskelt või? Saku, mingisugune Saku Ice. Ei ole. Ma tean, sa tõmbasid korgi pealt, noh. Mina loeksin õigeks. No mingisugune Ice, noh. Citrus Ice. Alekoki versioon Saku Ice. Okei, no jah, ei noh, see kork, Ei aga ole. noh, mütsi Ice. Alekok Saku Ice. Ei. Õige. Siis on Saku ja Alle Kokk on ikka väga erinevad asjad, ütleme, oleme ausad. Alekoki Saku Ice. pool punkti Ice'i eest, noh. No nüüd läheb väga raskeks juba. Sinine. Tundub väike. Kas see on mingi longero äkki? Oota, ma pole vastust, ma mõtlen praegu lihtsalt. 3. Mingi longero. Mitte Alekoki longero džinn. Õige või? Jaa. Jess! Hästi. Kuule, sellest küll hästi ju raisk. Nii, võistlusprillid ära. Taas prillid tagasi. Aitäh siin. Kuidas on tunne? Kui tunnen päris mega tegelikult. Selles mõttes, et ma arvasin, et tuleb midagi raskemat. Selle koha pealt, et ma füüsilisust tegelikult panin proovile ikkagi ju piisavalt, aga samas oli ka väljakutseid, mis eeldasid ka muid oskusi minu poolt. Nii et selles mõttes oli tore, jah. Teen talle täna õhtu Sildarut ja kõik on hästi. Saame järgmiseks aastaks vormi. Ma arvan, et korralik võistluskorraldus oli hea. Ütleme nüüd, noh, tingimused suurepärased, hotellid, asjad, kõik olemas, söök, jook. Ja nüüd hakkab lõpus tseremoonia. Pärg või? 3. koha. Palju õnne teile. Aitäh. Minge siis sinna. Kolmas koht siis, palun võtke oma koht. Jah. See on siia. Selle esimesele, jah. Aha, aitäh. Jaaks selle kohta järgi. No mis on ikka, olgu. Olete järjest kõvad, olgu val teiega. Tšau. Ei tulnud ju. Behind the scenes, võtted käivad praegu siin ilusti. Et tõestada seda. Keskkonna vahetada. Jaa, lähme siit välja koridorist, piletimüük on siin ja näete õuelt.